Toitumine ja eriti rasvad toidus on üks minu lemmikteema. Ja ma saatsin korraks kassi välja, aga väljas on pakane ja ta küsis uuesti sisse, sest ma näitan sulle kõige paremaid rasvu, mis meie kodus on igapäevases kasutuses. Ja sa saad kohe aru, miks ma kassi vahepeal välja saatsin. Sest number 1 või number 2 on kala. See oli siis forell, mida me sööme meie perega siis 2 forelli nädalas lausa. Ja teine meie lemmik on oliiviõli, mille maaletoojad me ise oleme juba 16, võib-olla 17 aastat Kreeka pereistandusest, Kalamata piirkonnast, mis siis ongi istanduse otsa ja mis on pressitud 102-aastases veskis. Oliiviõli ma kasutangi otse siit kanistrist, kui ma valan seda ahjuköögiviljade peale või kui ma praen näiteks supi põhja, mis sisaldab sibulat, küüslauku ja ingverit või kui ma nagu mis tahes toitu teen, kas või alates hommikusöögist, kui me teeme omletti või härjasilma. Ja kui ma teen hästi väikses koguses süüa näiteks ainult iseendale või ainult lapsele guacamolet, siis ma valan selle jaoks õli sellisesse IKEA pudelisse, mis käib mõnusasti lahti ja mõnusasti kinni ja on hästi mugav kasutada. Selleks, et õli paremini säiliks, ta võib olla toatemperatuuril, aga peab olema tumedas pudelis. Et samas kui sul on nii väike, siis ta võib olla ka läbipaistev, sest see on poole nädala kogus meie peres. Ja kui sa küsid, milliseid õlisid me veel kasutame, siis talvel me kasutame giid. Selle ma olen ise siis võist keetnud, kuumutanud siis selle piimavalgusid välja ja tuleb selline mõnus kuldne, natuke karamellise maitsega rasvaine, mida peetakse hästi tervislikuks ajurveedas ja joogas või siis ajurveeda kaudu siis joogas. Ja mis sobib näiteks kõrgematel kuumustel kuumutamiseks, näiteks lapsele ma pannkooke teen selle giiga või selitatud võiga siis teise nimega. Ja mõnikord ka ahjuköögivilju. Ja seda soovitatakse ka lihtsalt pudru peale panna lusika täis või tead nii või asemel. Ja kui või on 82% rasva, siis see on 100% rasva, mis tähendab, et kui sa paned siia naturaalsest materjalist tahi sisse, siis sa saad sellest küünla. Ma olen niimoodi laudlina põlema pannud, nii et ma väga seda ei soovita, aga see on nagu tõestuseks, et see on 100% õli. Ja siis kookosõli või kookosrasv on ju. Kui toas on 24 kraadi või soojem, siis ta muutub kookosõliks ja praegu ta on kookosrasv, sest meil nii soe ei ole. See on ka siis esimese külmpressi, nii nagu oliiviõli, mida me kasutame ja lõhnab minu meelest nii hästi, kõigile just see ei meeldi, aga seda saab kasutada suvel päikesepõletusega või siis ka enne päevitamist. Nahale väga meeldib ja ta ongi suvine õli, sellepärast et ta on jahutav. Ja sellega võib ka kuumutada kõrgematel kuumustel, köögivilju vokkida ja teha toitu. See ei sobi on ju salati sisse, sest ta on tahke. Ja tal on oma spetsiifiline maitse on ju. Veel mõnikord lihtsalt lusikaga võtame avokaadoõli. Selle avokaado asemel, sest mõnikord need on nagu kivi Eestis ja see on ka külmpressitud ja orgaaniline ja nagu pudeli suurusest näha, siis kõige rohkem meil kulub seda, kõige vähem kulub seda. Ja oliiviõli peaks võtma 1-3 supilusikatäit päevas. Seda siis saad ise valida, kas lusikaga või toiduga. Toiduga on alati parem, sellepärast et siis keha saab selle nagu terviku ja ei pea nagu eraldi tõlkima, et mis nüüd tuli. Ja kui sa arvutad, mõnikord inimesed ütlevad, et 5 liitrit on palju nende perele või et nad kardavad, et äkki nad ei kasuta ära, siis arvuta lihtsalt. No ideaaljuhul ütleme siis ühe inimese peale 3 supilusikatäit või ma ei ütleks, et ideaal, tegelikult see oleneb sinu kaalu eesmärgist ka, et kui palju rasva sinu kehale oleks paras tarbida. Minu keha rasvaprotsent on väga väike, nii et seega minul on okei 3 supilusikatäit päevas seda ja lisaks veel 1 supilusikatäis päevas kalaõli, kas siis kala vormis või lusikaga või kapsliga.
ja need ongi kõige tähtsamad õlid, siis need 2 kalaõli ja oliiviõli tervise jaoks. Oliiviõli kohta öeldakse, et see on number 1 noorendavate või meid noorena, värskena hoidvate toiduainete hulgas ja top 7 hulgas, siis täpselt tähtsuse järjekorda ma ei oska öelda, aga 7 hulgas põletikku leevendavate toiduainete hulgas. Ja samamoodi siis kalaõli on nendes samades nimekirjades olemas ja ma arvan, et põletikuvastase toidu puhul siis oliiviõlist isegi natuke eespool. Lihtsalt kalaõli ei sobi toidu valmistamiseks, seda tavaliselt ei soovitata kuumutada, nii et see sobib pigem just salatiks või salati juurde või siis lusikaga võtmiseks või kapsliga. Oliiviõli arvutame siis, kui 3 supilusikatäit päevas on 30 milliliitrit ja ühes kuus on 30 päeva, siis 30 korda 30 on 900, ehk siis sa saad 0,9 liitrit kuus ühe inimese kohta, siis optimaalseks maksimaalseks koguseks päevas või see siis kuus. Ja siis see tähendab, et aastas see teeb 0,9 liitrit korda 12, tuleb kuskil 10 liitrit ja natuke rohkem. Ehk siis ühe inimese peale 10 liitrit oliiviõli ja kui sa arvutad, mitu pereliiget sul on, kui sa arvutad, et sul käivad veel külalised, kui sa arvutad, et võib-olla tahad sellest mingi kingituse valada pudelisse või oma vanematele ka viia, siis niimoodi sa saadki arvestada, kui palju tellida ja just täna on veel ettetellija hinnaga oliiviõli.ee, oliiviõliõõga.ee leheküljel ja siis ma tean, et sulle tellida ka Kreekast, Kalamata piirkonnast, siis sealt üle 100-aastasest veskist esimese külmpressi ehk siis eesti keeles praegu väga ilusa nimega vääris oliiviõli. Ja see on siis, muidu oliiviõli nagu soolgi on ühtlasi maitsetugevdaja toidus, et ta toob välja toidu maitsed. Ta sisaldab antioksüdante, mis hoiavad meid noorena ja mis ka annab sellele õlile säilivuse 2 aastat. Ja sisaldab E-vitamiini, mis on hea meie nahale ja sisaldab oleiinhapet, mis on selline aine, mida on vaja meie organismil, mida saab ka veretestiga mõõta, palju sul on, palju sul puudu on ja seda ongi oliiviõlis ja oliivides kõige rohkem. Seda on ka viinamarja seemneõlis, mis ka kannatab kõrgetel kuumustel kuumutamist, aga seal ei ole teisi nii häid ühendeid. Et selles mõttes see rasvade profiil sinu kehas kõige parem oleks, siis see on 3 osa oliiviõli ja 1 osa kalaõli ja siis neid teisi nipet-näpet. Nipet-näpet õlidest meil on ka näiteks kõrvitsaseemneõli otse Austria Alpidest. See on alles ainult tänu sellele, et ma ei ole saanud seda korki maha. Ja iga kord, kui mul on mees kodus, ma unustan küsida. Ja iga kord, kui ta ei ole kodus, siis mina valmistan süüa ja mõtlen, et võiks kasutada. See sobib näiteks kõrvitsaseemnesupi peale või kõrvitsasopi peale ideaalselt, sest ta on tehtud röstitud kõrvitsaseemnetest ja annab sellise pähklise ja kreemise ja rasvase nüansi sellele kõrvitsasupile juurde. Kass, tule siia. Ja võib küll kuumutada siis oliiviõliga ka. See on kuni 180, mõningate juttude järgi 190 kraadi. Vaata ise järele, tee oma uurimistöö ja meie kasutame nii supipõhjaks, ehk siis praeme sibulat, küüslauku, ingverit, köögivilju, masseerin kausis oliiviõli ja soola ja pipraga ja panen siis ahju ja kõik toidud käivad meil tegelikult siis oliiviõliga, nii nagu Vahemere maades ja see ongi siis Vahemere dieedi alustala ja Vahemere dieeti peetakse südame-veresoonkonnale kõige tervislikumaks. Nii et head tervist ja loodan, et sa teed oma tellimuse ja siis sa saad kätte oma kanistri Smartposti automaadist märtsi lõpus, sest et just sinu jaoks tellitakse või tellime me siis selle sealt Kreeka perestandusest. Aitäh, ole terve!